tere tulemast tagasi meie kanalile ja me saame teile näidata nüüd rohkem Austraaliat, sellepärast et me jälle liigume. Ehk siis praegu on plaan liikuda meil Sydneysse ja vaatame, mis sealt edasi siis saab. Auto on täiesti täis pakitud, mõned klõpsud siin paistavad, väike snäkk võib-olla õhtuks, enne sõime oma ise tehtud tervislikku toitu, nii et kõik on tasakaalus. Ja kuna me hakkasime õhtu poole liikuma, siis vaatame, kuhu me jõuame välja. Me üritame Wagga-Waggasse jõuda, see on poole tee peal Sydneysse või mingi maa peal Sydneysse. Sinna me sõidame mingi 4 tundi äkki, üle 4 tunni oli. Nii et Sydney oli meie kodust üle 900 kilomeetri kaugusel. Ehk siis sellised on need võrdluseks siis vahemaad Austraalias. No nii, ja käes on aeg, kui kolimegi välja enda toredast esimesest Austraalia kodust ja käib kõva pakkimine. Eile juba tegelikult alustasime, et kuna asju on päris palju kogunud, siis paras väljakutse, aga tundub, et mahuvad üsna täpselt ja ideaalselt autosse ära. Et siin on kohver, suur seljakott, läksid täpselt sinna voodi alla. Me ei olnud kindlad, kas nad mahuvad, aga mahtusid täpselt. See taga on meie tööriided, siis mingi mokaal, meigi asjad, midagi veel äkki. Mingi toidu asjad, maitsained asjad. See on meie voodi. Just. Ja riide kuivamas, mis ei ole ära kuivanud siis sellepärast, et meil on vihmased ilmad olnud viimased päevad. Siin on tööjalatseid, siis on söögiasjad on seal, kõik. Ja kõik on... Teisel on ka jalalaud. Just. Ja kõik on ära mahtunud, et väga täpselt. No meil on 2 seljakotti ka, mis järvatavasti tulevad siia peale. Oot, aga saame kõik ilusti kaasa ja nagu nalja. No nii, ja nüüd on ka viimased asjad sees. Väga palju varu ei jäänud, aga vähemalt ees ei ole ühtegi asja, kõik asjad on taga. Noh, siia peale võib ka küll asju panna, aga noh, siis on ju raske voodit teha. Nii et suht ideaalse suurusega sai see asi. Kõik asjad mahuvad ilusti ära. No nii, ja enne kui asume päriselt teele, siis käime ära ka jõukas. Rõpsude kõrvale sööme ikka nats porgandit ka, nii et kõik on tasakaalus. Me ei tahtnud jätta porgandit niisama ja tundus hea mõte, et nad ära kasutada niimoodi, kuigi me pakkisime ka väga palju sööki kaasa ja loodame, et see halvaks ei lähe vahepeal. Siin on mingid hiiglaslikud putukad igal pool lihtsalt. Üks on siin kõht uppis. Need on umbes nii suured. Vahepeal tõmbas Hannes klaasi puhtaks enam-vähem. Nüüd ta küürib meie tulesid. Selline see elu on siin Austraalias. Nii, üks on juba toas, magab. Ehk siis autos. Diskotuled ka põlevad ja puha. Et jõudsime 9:30 või mis see kell on praegu? Jah, 21:33 jõudsime kohale. Täiesti pilkases pimedases 6 läks täitsa pimedaks juba. Aga leidsime koha, kus tasuta olla ja chillida. Nii, meie esimene autos. Meil on väga nunnud tulekesed siin. Siis ma panin Hannese märjarätiku või meie märjarätiku sinna, et varjata meie kõige suurem takent. Meil tegelikult on mingi kardina moodi asjad, aga me ei ole tegelenud nendega, et neid akna ette saada, ehk siis minul on tegelikult siin kõik võivad passida sisse ja mulle. Meil on tegelikult ka, seda ei ole näha siit, aga meil on laes aken, et saaks tähti vaadata. Hommikul anname teada, kuidas öö oli. Nii, öö magatud, väljas on valge juba ja magasime üli hästi, mega soe oli alguses õhtu või nagu ööpoole.
läks siis natuke jahedamaks, mis oli täpselt see mõnus, et meil ei olnud külm. Et väga mõnus, väga rahulova ehitusega. Ainus asi, mida me ütlesime, et nagu, kui midagi võiks nagu veel paremini olla, siis oleks see, et see madrats oleks veel paksem, et natukene ikkagi oled selle kõva pinnase peal, aga mitte midagi hullu, sest ma ütleks, et see, mis meil see Subarus oli Uus-Meremaal, kus me magasime mingi tekkide peal, see oli kõva, et sa tunned, et sul lihtsalt mingi puusaluu on täiesti vastu seda ja see on nii valus. Ja praegu meil on hommikusöök. Hannes sööb meie eilset pastat. Me jagame seda. Ja kuna mulle see väga ei maitsenud ka, siis ma söön väga tervislikult. Söön oma küpsise kreemi saia. Ja toitumisnõustaja. Kas te hinnas kummu lihmu meeled takasi? Valget laevaid tulnudki, kuid lootus mulle jääb. Kas te hinnas kummu lihmu meeled? Meloodiad, ilustada tubli kaveri mängija, las käia. Oleme teel nüüd Sydney ooperimaja poole. See peaks olema kohe nukka taga. Näed, ja juba nukka tagant paistab suur kuulus maamärk. Tere hommikust, me lähme täna ühe tüdrukuga matkama Sydneys siis. Nimelt ma sain temaga tuttavaks. Ma mõtlen panna teid siia. See on samane toimetada, sest mul on varahommik igatahes. Ta on läbi selle, mul on minu sõbranna Simone, tema platvorm Aspiree Wellness ja tema platvormil on ka minul trennid. Ja siis Simone leidis ühe ägeda Sydney Barre Pilates treeneri ja temaga me lähme siis praegu matkama. Ta on Sydneyst pärit, mis on üülahe, maailma väike. Ja jah, kirjutasin talle, et me teame Sydneysse, ta ise ütles, et anna teada, kui tulete. Ja siis ta pakkus välja, et võiksime matkama minna ja märkasime täna siis 6:30. Me oleme iga päeval ka, ma ei tea, mingi kell 8 või 9, ehk siis meie jaoks on see mingi nii hilja või nii vara ja see ööbimine üldse ei meeldi mulle. Ehk siis ma ei maganud üldse hästi. Mulle üldse ei meeldi see süsteem, kuidas neil need tekid ja asjad on ja siis ma ei tea, terve öö nihelesin ja ärkasin mitu korda ülesse. Aga pole hullu, tuleb tore päev. Täna on veits selline pilves, mis mingis mõttes on hea, et ei põle niimoodi äkki ära ja lubab vihma ka, aga hommikupoole on ilus, nii et me saame kell 9 tema kokku ja võrdluseks siis, et need vahemad. Me oleme Sydneys, me läheme Sydneysse matkama, aga me sõidame sinna bussiga mingi tunni või ühistranspordiga mingi 1,5 tunni või natukene alla 1,5 tunni. Ja tema pakkus, et me tuleksime bussi ja trammiga sellepärast või rongiga, sellepärast, et siis me saame pärast tulla selle praamiga tagasi ja mööda seda Sydney Harborit, ehk siis mitu asja ühes ja väga tore selline soovitus tema poolt. Nii, valmis saanud. Kell on 7:26, me oleme juba teel. Me pole midagi söönud, mis on halb, sest ma võtan hetkel enda antibiootikume oma hamba pärast. Ja ma pean neid võtma pärast sööki, ehk siis üldse meil on täna pikk matk ees. Ta ütles, et ühes suunas 3-4 tundi, nii et ma ei tea, kas me teeme ühe suuna või 2 suunda, aga igal juhul oleks vaja midagi süüa kaasa võtta.
äkki saame kuskilt tee pealt midagi. Ja jah, jookseme praegu rongi peale, rongiga sõidame kesklinna ja sealt lähme mingi bussi peale. Ja siis olemegi kohal. Ülihea asi, mis meile Sinis vähemalt väga meeldib, et näiteks Melbourne'is me pidime ostma eraldi sellise kaardi nagu Miki, mis on siis nagu ühistranspordikaart. Siin on raha peale panema, siis raha sai kogu aeg otsa. Siis oli probleem selles, et me ei saanud raha peale kanda, kui meil ei olnud Austraalia kaarti. Aga siin ma küll ei tea, kas on Austraalia kaardi, kes me maksame Austraalia kaardiga, aga mulle tundub, et see on kõikide kaartidega. Et sellised piiksutad oma kaardi läbi, kui sa lähed bussi peale või selle peale ja kui sa oled maha, siis sa piiksutad ka. Ehk siis üli hea. Enamus kohtas, või kus me oleme reisinud, sellised suurem linn nagu Singapur ja kuskil oli veel. Londonis on ka minu arust selline, jah, Londonis on ka selline süsteem. Seega minu arust üli hea lihtne. Hea, et siin Sydneys ka on, et me juba muretsesime, kuidas, et ei viitsi jälle meid kaarte osta mingi paariks päevaks. Aga jah, nagu näete, ma juba hingeldan. Tempo on kõrge, eile me käisime jalutamas. Ja siin on ka veits selline üles-alla nagu Uus-Meremaal. Päike paistab ma täpselt silma, aga mul oli vahepeal jalutades puist 120. Üle 120, vaatad 130 seegi. Nii et minu aeroobne võimekus on väga halb praegu. Meil on kõhud nii tühjad, sest me ei saanud kuskilt süüa võtta. Ja lihtsalt esimene koht, kus oli, ma ei tea, ma üldse ei taha tegelikult saiakese süüa, et pole saiakest isu. Aga oli mingi davai, esimene asi. Nüüd ma olen mingi hunnik saiakese, lihtsalt iga saiaka pandi elati kotti. Ja nüüd ruttu bussi peale. Oleme nüüd bussi ja rongiga jõudnud siis siia meie peatumiskohta või kus me kokku pidime õigemini saama. Ja muidu on päris ilus. Igasugused jahid ja asjad, aga seal on vesi täiega sopane või mingi prügi on lihtsalt. Nii, ja siit algabki see matk. Meie arust vähemalt. Leidis linda, Piret leidis tõllu. Ma leidsin ennast keras, kaste heina põllult. Rahvast oli palju, inimesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest sai tarkus. Koidiks oosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jätsin mis ei kulu. Sest huit, kes leidis omad, asjad ta ei julu. Meil oli täiega tore hommikupoolik, jalutuskäik. Käisime jalutamas Jessiga ja see oli väga tore. Saime palju rääkida. Väga ilusad vaated. Nii tänulik, et ta meid võttis niimoodi kaasa, näitas, jagas oma kogemusi ja asju ja nii toredad jutud olid. Väga tore, täiega tänulik. Ja me jõudsime sellisesse kohta välja. See on see Austraalia, mida ma mõtlesin, kui me hakkasime Austraaliasse tulema. Nii ja nüüd lähme praamile, et sõita tagasi kesklinna peale enda pikka matka. Kestis 2,5 tundi. Kuskil 18 000 sammu. Ma taeva rüppes, nii ootamatu lükkas. Ma olen kinni. Ma taeva kükes, siit lahti saata püüdnud pole veel.
vahel möölan ise, vahel delegeerin. Suva, kes on toolil, mu teil on eelis. Nemad teid ei teeni, neid ei olnud koolis. Nad ei võtnud vedu, nemad teist ei hooli. No nii, olukord on nüüd sealmaal, et jõudsime enda ööbimisse tagasi ja kes see seal voodis on enne meid, väike lutikas. Et jah, helistasin siis sellel ööbimisel, et tahame raha tagasi ja ongi jutul lõpp. Ja siis kolime oma autosse siis selleks ööks. 6 on äratus. Ja jah, nii see elu käib, siis lähme lennule. Nii, ja kuna lutikatega ühes voodis magada ei taha, siis ma ei tea, otsime suvalise pargi ja jääme sinna magama enda autosse. Siuke seiklus täna.